Tere ja aitäh, et olete võtnud aja, et vaadata distantsilt targemaks webinari, mis keskendub õpetajate karjäärimudelile. Minu nimi on Maarja Keskpaik ja ma olen Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajapoliitika ja haridusjuhtimise osakonna peaekspert ja tänasel webinaril on minuga koos kõnelemas Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusnõunik Marili Lehtmets. Millest webinaril juttu tuleb? Esmalt annan mina ülevaate karjäärimudelist ja ma keskendun siis sellele, et miks või mis eesmärgil karjäärimudel üldse loodud on ning kuidas ja millal seda rakendada. Ja kui senini on karjäärimudeli fookuses olnud üldharidusõpetajad, siis nüüd me võtame kampa ka kutseõpetajad. Webinari teine pool keskendub vanemõpetaja karjääriastmele ja seal annan ma juba sõnajärje üle oma kolleeg Marilile. Nüüd rääkides karjäärimudeli eesmärgist, siis üks kõige lihtsam võimalus karjäärimudeli eesmärki tõlgendada on siis nii, et me ütleme, et me soovimegi väärtustada õpetaja tööd ja me soovime väärtustada õpetaja tööd kogu karjääri jooksul, kogu õpetaja ametikaare jooksul ja muuta õpetaja amet ka atraktiivsemaks. Et on teada, et õpetaja amet on üsna lineaarne amet ja seetõttu on väga hea sellesse nii-öelda heas mõttes luua ka vertikaalseid võnkeid. Teiseks, karjäärimudeli eesmärk on toetada õpetajate professionaalset arengut ja innustada õpetajaid kvalifikatsiooni omandama. Et viimastel aastatel on olnud tõusutrendis tendents, et kvalifikatsioonile mitte vastavate õpetajate osakaal õpetajaskonnas on kasvanud. Ja kui me räägime õpetaja professionaalsest arengust, et see on teema, mida ma käsitlen natukese aja pärast, siis oluline on siinkohal mainida, et õpetajate karjäärimudel baseerub õpetaja ja kutseõpetaja kutsestandarditele ja professionaalne areng siis tähendabki seda, et kutsestandard seab paika siis teatavad nii-öelda kvaliteedikriteeriumid, missugustele kompetentsidele õpetaja peaks vastama ja mida kõrgemaks läheb kutsetase, et seda nii-öelda kraad kangemaks siis või ka professionaalselt laiemaks läheb see mõju ulatus, kus siis õpetaja peaks kompetentsidelt vastama. Ja viimaseks me võime kõige laiemalt öelda ka veel seda, et karjäärimudeli eesmärk on soodustada õpetajate järelkasvu ja toetada õpetajate kutsekindlust ehk siis toetada seda, et õpetajad püsiksid ametis. Karjäärimudeli puhul on oluline rõhutada seda, et tegemist on raamistikuga ja see on siis raamistik, mis paneb paika, et missugused on peamised karjääriastmed ja missugused on siis tingimused, et teatud astmele siis kas siseneda või siis sealt edasi liikuda või astmete vahel liikuda, mis on siis kompetentsinõuded, jällegi siin taaskord viitan kutsestandardile ja siis ootused tööülesannetele. Ja siin ka soovin siis rõhutada seda, et karjäärimudel ei kirjuta ette sisulist detailset raamistikku, kuidas pidajad, koolid peaksid karjäärimudelit rakendama, vaid kompetentsinõuded või teatud ootused tulevad siis kutsestandarditest, kuidas siis õpetaja professionaalne mõju ulatus ka kvalitatiivselt teatavatel karjääriastmetel kasvab. Ja niisamuti paneb siis karjäärimudel paika töötasu alammäära koefitsiendid. Nii, karjäärimudeli rakendumine, et käime üle sellised tähtsad õigusloome jõustumise kuupäevad, et 1. märtsil juba jõustus karjäärimudel põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele ja nüüd 1. juunist rakendus karjäärimudel ka kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetajatele ning samast kuupäevast laienes, ehk siis 1. juunist laienes karjäärimudel ka kutseõpetajatele. Ja ka nii palju, eks ole, et keegi ei peaks minema otsima Riigi Teatajast erinevaid määrusid, siis kutseõpetajatele laiendada karjäärimudeli määrust, selleks me muutsime juba olemasolevat määrust ja seda siis 2 eesmärgil. Esimene eesmärk on siis see, et vältida regulatsioonide killustatust erinevate määruste vahel ja teiseks siis see, et ikkagi ka õpetajate karjäärimudelid siis käsitleda ühtse süsteemina. Ehk siis, et rakendada kutseõpetajatele karjäärimudelit, laiendasime siis olemasolevat karjäärimudeli määrust.
ja see karjäärimudeli määrus ametlikult siis kannab nimetust karjääriastmete nimetused ja palgakoefitsiendid ning karjääriastmete omistamise tingimused ja see on siis leitav Riigi Teatajast. Aga jällegi ei sea me keegi ootust, et meie kõigi erihuvi oleks käia Riigi Teatajas õigusakte lugemas, et selleks ei ole ka vajadust, et karjäärimudeli teadlikuks rakendamiseks on loodud ka õpetajate karjäärimudeli juhendmaterjal ja see karjäärimudeli juhendmaterjal on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel, millel on siis selline alasakk, alaleht õpetajate karjäärimudel ja õpetajate karjäärimudeli juhendmaterjali on nüüdseks ajakohastatud niimoodi, et sinna on siis sisse põimitud ka kutseõpetajaid puudutav ehk siis kutseõpetajate kvalifikatsiooninõuded, kutseõpetajate kutsestandardid ja muu taoline ning niisamuti on juhendmaterjali siis täiendatud vanemõpetaja karjääriastmega seonduvalt. Aga see, kuidas täpsemalt on muutunud, mida on täiendatud vanemõpetaja karjääriastme vaatest, et sellele osundab siis tähelepanu Marile juba veebinari teises pooles. Nii, ja kui me läheme nüüd karjäärimudeli enda juurde, minu ambitsioon ei ole anda teile praegu siin detailselt ülevaadet, et me ei jõua või meie eesmärk ei ole ka kõiki komakohti karjäärimudelist läbi käia, küll, aga ma räägin veel kord üle karjäärimudeli sellise põhilise toimeloogika ja järgmisel slaidil osundan ka mõttekohtadele, sõnumitele, mida kindlasti peaksid tänaselt veebinarilt ka endaga kaasa võtma. Kõigepealt, karjäärimudelil on 4 astet, alustav õpetaja, õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja ja nii mõnelegi veebinari vaatajale on see joonis ehk juba ka varasemalt tuttav, aga te näete, et sellise pruunika värviga on siia nüüd lisandunud ka siis kutseõpetaja vaade ehk siis missugustele tingimustel saab kutseõpetaja vastata siis erinevatele karjääriastme tingimustele. Kõigepealt hakkame altpoolt tulema. Alustav õpetaja. Alustava õpetaja puhul on siis oluline markeerida seda, et see on ainukene karjääriaste, kus siis õpetaja saab asetuda niimoodi, et ta ei vasta kvalifikatsioonile. Ehk siis alates õpetajaastmest peavad kõik õpetajad vastama kvalifikatsioonile, aga alustava õpetaja puhul on ka ikkagi oluline veel välja tuua, et ka see õpetaja, kes ei vasta kvalifikatsioonile, siis ta liigub kvalifikatsiooni suunas. Ja võib-olla üks erisus ka, et kui me räägime üldharidusõpetajatest, siis üldhariduse õpetajate puhul on üsna nagu kindlalt need kriteeriumid paigas, millele peab õpetaja vastama. Kas tal on õpetaja siis tase 7, kas tal on kvalifikatsiooni kas ta vastab kvalifikatsiooni nõuetele PGS-i üleminekusätte kohaselt, aga kui te vaatate nüüd kutseõpetajale siin skeemi peal otsa, siis te näete, et siin on väga palju suurem paindlikkus kui üldhariduse õpetaja puhul ja siin ongi selline natukene nagu teistpidine loogika, et kutseõpetajate kvalifikatsiooninõuded on määratletud kutsestandardites, kutseõpetaja kutsestandardites ja koolijuhi siis õigus ja koolijuhi kohustus on hinnata siis kutseõpetaja vastavust kvalifikatsioonile. Et see ongi natukene teistmoodi üldharidusõpetajate puhul ja ka kutseõpetajate puhul, aga et kes soovib ka veel sellest teemast kompaktselt ülevaadet saada, et nüüd on see esimene linnuke, kus ma viitan juhendmaterjalile, et juhendmaterjali esimeses osas on kõik need teemad ka kompaktselt ja ma julgen arvata, et ka heas mõttes inimkeeli kirja saanud. Nüüd alustav õpetaja puhul ongi siis oluline. See on õpetaja, kes kas siis asub õpetajana esmakordselt tööle või ta omandab siis kvalifikatsiooni. Ja aste kehtib kuni 3 aastat, aga siin ma ka ikkagi rõhutan teatavat erisust, et meil on õpetaja koolituses näiteks integreeritud klassi õpetajaõpe, mis kestab 5 aastat ja ikkagi sellisel juhul ka, et see aste kehtib seni kaua, kuni õpetaja on õpetajakoolituse läbinud. Nüüd õpetajaastme puhul on siis oluline see, et sellest astmest alates kõik õpetajad peavad vastama kvalifikatsioonile ja seetõttu ka need õpetajad, kes omavad juba omavad juba mitmeaastast töökogemust, aga nad ei vasta kvalifikatsioonile,
ehk siis nad on olnud tööl aastaste töölepingutega, kuni aastaste töölepingutega, ka siis karjäärimudeli võtmes on ka nemad alustavad õpetajad. Et selle veel rõhutan siinkohal üle. Õpetajaaste kehtib tähtajatult, edasi räägin vanemõpetajast põgusalt, sellepärast et sellele me paneme näpu peale veel süvendatult webinari teises pooles, et vanemõpetaja aste siis kehtib kas vastava kutsetaseme, kutse siis kas vanemõpetaja tase 7 või kutseõpetaja tase 7 kutse kehtivuse lõpuni või siis kehtib 5 aastat, kui selle karjääriastme omistab õpetajale vanemõpetaja karjääriastme komisjon. Ja meisterõpetaja puhul on ka süsteem üsna lihtne, et sellele karjäärimudeli astmele asetuda. Õpetaja siis peab omama kas meisterõpetaja tase 8 kutset või siis kutseõpetaja puhul kutseõpetaja tase 8 kutset ja see aste kehtib siis samuti nii kaua, kui see kutse kehtivuse lõpuni veel aega on. Ja vanemõpetaja, meisterõpetaja puhul ongi siis kas veel see loogika, et kui õpetaja ei taotle uuesti vanemõpetaja või meisterõpetaja karjääriastet pärast kutse kehtivuse lõppu, siis sellele õpetajale omistatakse see õpetaja karjääriaste. Et see on selline üldine toimeloogika, aga veel kord erinevate astmete sisulised aspektid ja veel võib-olla mingisugused nüansid, mis vajavad meelde tuletamist, on lahti kirjeldatud karjäärimudeli juhendmaterjalis. Ja selle joonise see parempoolne ots ei ole kindlasti nagu ammendav loetelu sellest, et kuidas õpetaja nii-öelda see professionaalne vastutus või professionaalne areng vastu kutsestandardeid tõusvas gradatsioonis välja näeb, aga ta ikkagi annab nagu teatava aimduse, et kui alustava õpetaja põhiline roll ongi siis kas tööle sisse elada ja või ka kvalifikatsiooni omandada, õpetaja ongi professionaalne õpetaja, siis vanemõpetaja professionaalne vastutus juba laieneb ka kolleegide juhendamisesse, näiteks õpetaja siis veab õpikogukondi koolis, ta panustab kooli õppekavaarendusse, juhendab kolleege koostoimes näiteks siis lapsevanemate juhendamisel, et siin on erinevaid võimalusi. Ja meisterõpetaja puhul on siis ka juba see eeldus, et õpetaja tegutseb ka siis riiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Et riiklikul tasandil see võibki siis tähendada näiteks seda, et õpetaja panustab riiklikul tasandil näiteks oma aine raames näiteks õppekavaarendusse. Nii palju siis skeemist, aga kui ma räägin nüüd veel kord nende erinevate astmete põhilistest sõnumitest, et kui me räägime alustavast õpetajast, siis koolijuhi vaatest on siin väga oluline rõhutada, et alustavale õpetajale on vaja pakkuda mitmekülgset tuge. Ja selle toe puhul on siis oluline ka arvestada, et kus see alustav õpetaja parasjagu omadega on. Et kas ta on veel õppimas või ta on juba lõpetanud ja ta vajab tuge siis sisseelamisel. Ehk siis, et õpetajale ongi oluline pakkuda mentortuge, mentor, kes aitaks tal aru saada, kuidas on näiteks erinevad toimeloogikud konkreetses koolis, konkreetses organisatsioonis, või siis õpetajale on vaja võimaldada aega, et ta jõuaks ka õpetaja töö kõrvalt tegeleda kvalifikatsiooni omandamisega. Nüüd taaskord ma viitan meie karjäärimudeli juhendmaterjalile. Juhendmaterjal pakub ka välja veel erinevaid nii-öelda nõkse, et kuidas siis koolijuht saaks alustavat õpetajat toetada, missuguseid töökorralduslikke võtteid selleks kasutada ja missugustesse võimalikesse tugiprogrammidesse ka oma õpetajaid suunata. Nüüd teine kõrgemal astmele liikumine ei ole kohustuslik ja siin ma nüüd peamiselt siis keskendun õpetaja karjääriastmele. Enamik õpetajaid asetub õpetaja karjääriastmele ja see karjääriaste kehtib tähtajatult. Ja seetõttu on oluline rõhutada, et kõik õpetajad ei peagi liikuma edasi vanem- või meisterõpetajaks, et õpetaja professionaalne areng võib toimuda ka selle ühe karjääriastme sees. Õpetaja võib seal lisaks õpetamisele täita erinevaid tööülesandeid, mille eest tal on siis ka õigus saada suuremat töötasu. Ja see erinev ülesanne võibki tähendada siis seda, et näiteks õpetaja soovibki keskenduda õppevara loomisele. See võib olla HEV-õppevara loomine, diferentseerimine, see võib olla digiõppevara loomine, see võib olla LAK-õppemetoodikaga tegelemine või jällegi näiteks on kooli arengu eesmärk seotud
antud õppeaastal näiteks kooli füüsilise ruumi arendamisega, õppeaia arendamisega, siis ka selle õpetaja panus võib olla hoopis seal. Et seda ka, et oluline, et õpetaja areng, karjäärimudel võib toimida ka siis horisontaalselt õpetaja karjääriastme sees. Ja kolmandaks soovin rõhutada ka siis seda, et õpetaja liikumine siis näiteks kas vanemõpetajaks või meisterõpetajaks, see ei ole seotud siis sellega, et õpetajal on rohkem kontakttunde, vaid see on siis seotud sellega, et õpetaja professionaalne vastutus suureneb, mida õpetaja siis töökoormus ei suurene. Ja me teame, et õpetaja üldtööaeg on 35 tundi ja see jaguneb siis vahetuks õppekasvatustööks ja kõik muuks tööks, mis tuleb siis kas vastavalt ametijuhendile või tuleb siis vastavalt töölepingule. Ja kui oligi näiteks olukord selline, et enne vanem- või meisterõpetaja karjääriastme omistamist, et õpetaja töötaski suurema töökoormusega, et riik ju kontakttundide määra ette ei näe, aga koolis on, eks ole, teatavad kokkulepped, koolis või pidaja juures teatavad kokkulepped selles osas tehtud ja kui õpetaja tegi ennem lisaülesandeid, andis rohkem tunde ja sellest maksti lisatasu, siis karjääriastme omistamine ei muuda sellist sama kontakttunni hulka siis täistööaja tavapäraseks osaks. Et see kindlasti ei ole kooskõlas karjäärimudeli eesmärgiga ja see ei ole ka kooskõlas tööõiguse üldpõhimõtetega. Et veel kord ka rõhutan siis üle, et koolijuhi vaatest väga oluline on pakkuda alustavale õpetajale tuge, et õpetaja saab karjääri teha ka horisontaalselt, täites siis erinevaid tööülesandeid õpetaja karjääriastme sees ja suurem roll ei tähenda rohkem kontakttunde, vaid see tähendab laiemat professionaalset vastutust. See on ka see, millele ma siis juba viitasin karjäärimudeli joonise juures, et see võib siis tähendadagi seda, et õpetaja juhendab oma kolleege, õpetaja panustab õppekava arendusse, õpetaja panustab õpiringide koordineerimisse, mitte siis sellesse, et ta füüsiliselt annab rohkem kontakttunde. Et need on need mõtted, mida ma soovin karjäärimudeli joonise valguses ka veel kord siis üle rõhutada. Nüüd ja karjäärimudeli puhul siis ka, et karjäärimudel ei ole kindlasti ühekordne tegevus. See ei ole ühekordne tegevus, et omistame astmed, anname õpetajale sellest teada, kanname astmed ka EHIS-esse, vaid ikkagi sellist ootust ei saa ka koolidele panna, vaid karjäärimudel on ikkagi nagu etapiviisiline ja karjäärimudeli süsteemne ja teadlik rakendamine on ka tegelikult koolijuhile väga hea juhtimistööriist. Aga et enne veel, kui me läheme suvepuhkusele, siis teatavad veel sammud, konkreetsed sammud, mis tuleks enne 1. septembrit paika saada, on siis järgmised. Et kui 1. märtsil rakendus karjäärimudel põhikooli ja gümnaasiumiõpetajatele, siis seal oli hästi oluline klausel ka ülemineku sätte juures, rakendussätte juures, et kui alustav õpetaja, kes ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele, siis temale omistab direktor karjääriastme siis hiljemalt 1. septembriks, teistele teatavasti sai selle karjääriastme omistada juba 30 päeva jooksul ja siin on nüüd jällegi see hästi oluline, et koolijuht ja õpetaja lepiks ka kokku töölepingu tingimused, et just nimelt, et nii koolijuht ja õpetaja istuksid rahulikult koos maha ja nad saaksid siis aru, et kus see alustav õpetaja nii-öelda omadega on, mis tuge ta vajab õppimisel, mis tuge ta vajab võib-olla veel organisatsiooni sisseelamisel, sest kõik õpetajad, kes asetuvad alustava õpetaja astmele, siis need on ka need õpetajad, kellega siis koolijuht saab teha 1 kord kuni 3-aastase töölepingu. Nüüd, mis on kutseõppeasutuste vaates oluline? Et nüüd 1. juunist alates saab direktor omistada karjääriastme õpetajale, kuigi õpetajale või koolijuhil on selleks aega kuni 1. septembrini, et seetõttu, et te saate kooli sees need otsused teha, käskkirjaga vormistada, aga jällegi, millele ma tähelepanu osundan, on siis see, et EHIS-esse te saate kandeid tegema hakata alates 15. augustist. Ja jällegi, et ei pea tormama, saab teha koolisisesed otsused enne kui jõuda EHIS-e kanneteni.
ja kuidas veel EHIS-es kõik see välja näeb, et siin ka palun, et ärge muretsege, et EHIS-e kasutaja tugi ka augusti esimeses pooles saadab veel koolidele juhtnöörid, et seda kõike ei pea siin niimoodi ka kohe ette valmistama hakkama. Ja üks oluline muudatus, mis ei puuduta nüüd ainult kutseõppeasutusi, vaid puudutab ka põhikooli ja gümnaasiumiõpetajaid, on siis see, et kui kutseõppeasutused saavad hakata karjääriastmeid sisestama, siis samal ajal tekib ka EHIS-esse võimalus teatud juhtudel õpetajatele EHIS-esse kanda mitu karjääriastet. Ja nüüd ma siis selgitan lahti, mis võimalustel see mitme astme EHIS-esse märkimine tekib. Ja veel kord ütlen ka siis seda, et ei pea kõike minu tänast juttu meelde jätma või siis siin YouTube'i lingil edasi-tagasi kerima, ka kõik see info on karjäärimudeli juhendmaterjalis kirjas. Et õpetaja, kes töötab mitmes koolis ja ta töötab erineva kvalifikatsiooninõudega ametikohal, nendele õpetajatele tekib tulevikus võimalus siis EHIS-esse kanda mitu karjääriastet. Ehk siis mõlemad 1, 2 või 3 kooli omistavad õpetajale karjääriastme ja siis nad ka kõik teevad eraldi kande. Ja ma räägin nüüd võib-olla korra ka lihtsasti lahti, et mis need juhtumid on. Ja veel kord, kes soovib ka kvalifikatsiooninõuete osas oma teadmisi värskendada, et veel kord pange oma pilk juhendmaterjali, seal on siis ära selgitatud, et mis on põhikooli gümnaasiumi õpetajate kvalifikatsioonitingimused, niisamuti siis valikainete valikkursuste õpetajate kvalifikatsioonitingimused ja mis on siis kutseõpetajate kvalifikatsiooninõuded, mitte tingimused, vaid nõuded. Et need juhtumid on siis sellised, kui õpetaja töötab 2 koolis, näiteks õpetaja töötab ühes koolis aineõpetajana ja töötab siis samal ajal kutseõppeasutuses kutseõpetajana, siis antud juhul on õpetajal erinevad kvalifikatsiooninõuded ametikohtadel ja sellisel juhul saab õpetajale sisestada mitu karjääriastet. Ja niisamuti tekib see juhtum ka näiteks siis, kui õpetaja on ühes koolis põhiainete õpetaja ja teises koolis on valikainete õpetajad või valikkursuse õpetaja, et niisamuti põhiainete õpetajalt me eeldame magistrikraadi, valikainete või valikkursuse õpetajalt bakalaureusekraadi. Ehk siis, et need juhtumid on ka juhendmaterjalis lahti kirjeldatud, et kui õpetaja töötab mitmes koolis ametikohtadel, kus on nõutavad erinevad kvalifikatsiooninõuded, saab õpetajale sisestada mitu karjääriastet. Ja kui õpetaja töötab mitmes koolis sama kvalifikatsiooninõudega ametikohal, siis jääb kehtima täpselt samane süsteem, nagu praegugi on, et õpetajal on kehtiv mõlemas koolis 1 karjääriaste. Ja eraldi soovime üle rõhutada selle, kui õpetaja töötab ühes asutuses, hoolimata sellest, kas tema ametikohal on erinevad kvalifikatsiooninõuded, on õpetajal alati 1 karjääriaste. Et see on nüüd see koolijuhi professionaalne otsustusruum, et koolijuht hindab õpetaja ametikoha proportsiooni ja see laias laastus öelduna, kuhu poole õpetaja ametikoha proportsioon on kaldu, ka selle järgi siis koolijuht otsustab, et mis võiks olla see sobiv karjääriastme õpetajale. Et see on see loogika. Ja veel kord siin ma soovin ka soovida rahu, ainult rahu, et ükski kool, kes on juba karjääriastmed sisestanud põhikooli gümnaasiumi õpetajate vaatest, ei pea karjääriastmeid uuesti sisestama. Kui EHIS-es toimub andmete migreerimine, siis nende koolidega, kelle puhul on vaja andmeid üle täpsustada, võtab meie EHIS-e kasutaja tugi juba eraldi ühendust. Ja veel kord, et 15. augustist saavad kutseõppeasutused karjääriastmeid sisestama hakata ja tekib ka see siis võimalus vajadusel õpetajale siis mitu karjääriastet sisestada. Aga sellega on veel natukene siis aega. Ja 1. septembriks koolipidaja vaatest, eks ole, on siis vaja ka, eks ole, teha ära kõik need otsused, kas karjääriastme, kes ja kuidas siis omistab, vabandust, mitte karjääriastme, vaid komisjoni moodustab, aga siin ma hetkel ei tõtta ka sündmustest ette, et kolleeg Marili sellest teemast räägib ka kohe varsti juba lähemalt. Aga need on siis need tähtsad toimingud, mida on siis vaja ka meeles hoida, enne kui 1. september saabub. Nüüd,
liigun vanemõpetaja karjääriastme poole, ehk siis me oleme liikunud, jõudnud oma webinari teise poolde ja enne veel, kui ma annan sõna Marilile, et tuletan meelde ka selle, et vanemõpetaja karjääriaste on siis selline aste õpetaja karjäärimudelis, mida saab siis õpetajal omistada kahte teed pidi. Esimene tee on siis see, et õpetajal on kutse, et taotleda vastavat karjääriastet. Ja see kutse siis tähendabki seda, et üldhariduse õpetaja vaatest on siis õpetajal kas see vanemõpetaja tase 7 kutse või siis kutseõpetaja vaatest kutseõpetaja tase 7. Ja õpetajal ongi siis kutseregistris kehtiv tunnistus. Kutseregister asub meil Kutsekoja kodulehel ja see on avalik andmebaas, et sisestades nime on hästi ka näha, et kas õpetajal vastav kutsetunnistus siis kas ka kehtib või ei kehti. Ja et sellisel juhul karjääriastet taotleda annabki õpetaja sellest koolijuhile teada. Kõige lihtsam moodus selleks on siis, eks ole, näiteks teha seda e-kirja teel. Et see on siis esimene moodus. Aga teine moodus, millest meil siis ka täna rohkem juttu tuleb, on õpetaja karjääri astme omistamine vanemõpetaja karjääri astme siis komisjoni kaudu. Ja selleks õpetajal ei pea olema vastavat kutset, ei vanemõpetaja tase 7 kutset ega ka kutseõpetaja tase 7 kutset, vaid õpetaja siis tõendab oma kompetentse oma tööanalüüsi koostamise kaudu. Ja veel kord nüüd viitan õpetajate karjäärimudeli juhendmaterjali. Karjäärimudeli juhendmaterjali lisadena on ka kirja saanud siis see, milline võiks olla see soovitus õpetajale oma analüüsi koostamiseks ja milline on siis ka see soovitus komisjonile selle töö hindamiseks. Ja nii palju siis ka veel ette, et hetkel on juhendmaterjali lisas käsitletud üldhariduse õpetajad, aga augustikuu esimeses pooles tekib sinna soovituslik materjal ka kutseõpetajatele ja ka komisjonile, et kuidas siis hinnata kutseõpetaja tööanalüüsi vastu siis kutseõpetaja tase 7 kutsestandardit. Ja siinkohal ma soovin ka veel kord üle rõhutada siis selle, et antud juhul ei ole eesmärgiks duubeldada kutse andmist. Et veel kord rõhutan, komisjon ei anna õpetajatele kutset, vaid ta annab õpetajatele vanemõpetaja karjääriastme. Ja soov ei ole duubeldada kutse andmist, vaid on loodud siis lisavõimalus õpetaja töökoha lähedal õpetajale siis tõendada vanemõpetaja kompetentse. Ja praeguse selle jutuga siis mina panen enda kõnele punkti. Marili, ole hea, ma annan sõnajärje nüüd sinule üle ja aitäh teile kuulamast. Ja aitäh, Maarja, sulle selle sõna eest, aga kindlasti lepime kokku, et kui mul midagi tähelepanuta jääb ja tahad lisada, siis julgelt Maarja sekku. Et mina siis olen Marili Lehtmets ja mina töötan Haridus-Teadusministeeriumis siis õigusnõunikuna ja tänu sellele siis nii nagu Maarja ütles, et teie kõigi erihuvi ei peaks olema Riigi Teatajas kolamine, siis minu erihuvi see on. Ja et elu ei tunduks nii lihtne, siis nüüd üks jurist hakkab hästi keeruliselt rääkima sõnadega menetlus ja kõik muu moodustamine, määramine, omistamine. Et läheme siis seda teed, aga tegelikult hoiame inimlikku joont. Et jutt siis, nii nagu Maarjal pooleli jäi, meil on 2 viisi, kuidas meie vanemõpetajad omale astme saavad. Ja üks viis tõepoolest on siis läbi siis vastava komisjoni ja siin juhul siis võib-olla kõige suurem roll esialgu, mis tuleb läbi mõelda, on koolipidajatel. Ja läbi mõelda tulebki see, et mis tasemele meie soovime nii-öelda oma selle komisjoni luua. Et koolipidajatel on võimalik jätta see enda tasemele, ehk siis luua kõigi koolide jaoks näiteks üks komisjon. Koolipidajatel on võimalik anda vastav volitus edasi ka maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidule, ehk on võimalik, et mitu koolipidajat ehk mitu kohalikku omavalitsust
ja miks ka riik koolipidaja, mitte riik koolipidajana, annavad selle õiguse edasi hoopis maakondlikule tasemele, sest meil on maakondlikud vastavad liidud, kellel on selliseid haridusülesandeid täita ja pädevust. Ja siis kolmas võimalus viia see kõige lähemale õpetajale, ehk siis pidajatel on õigus ka otsustada, et see jääb direktori ehk koolidirektori tasemele ja sellest saab siis nii-öelda koolipõhine komisjon. Kui see siis on läbimõeldud ja selle läbimõtlemine peab olema siis nüüd toimunud 1. septembriks, sest et vastav rakendussäte seal määruses on, et hiljemalt 1. septembriks peab olema komisjon moodustatud. Ehk nii nagu enne Maarja ütles, et enne suvepuhkusi tegelikult peaks komisjonid või koolipidajad läbi mõtlema selle, et mis tasemel me üldse sellise komisjoni moodustame, aga 1. septembriks peab see komisjon moodustatud olema. Et ma võib-olla järgmise slaidi peal räägin sellest komisjoni liikmelisusest rohkem, aga hetkel siis lihtsalt vaatame need nii-öelda rollid üle, et kes mida ja kuidas selles komisjoni töös ehk seda menetluslikult, mida keegi tegema peab ja mis sellest nii-öelda siis nagu välja tuleb. Et kui siis kohalikult või koolipidaja on otsustanud selle komisjoni moodustamise tasandi, siis toimubki põhimõtteliselt komisjoni moodustamine ja kohalik omavalitsus siis või pidaja teeb seda ka haldusotsusega, sest see on haldusotsus ja ta selle komisjoni moodustab. Komisjon oma liikmetega siis tuleb kokku ja peab koostama tegelikult omale korra ja ka sellest korrast me räägime lähemalt õige pea, et anda nagu häid soovitusi, kuidas ja mis seal peab olema. Et võib-olla siis lihtsalt üldvaates ütleme ära, et määrus sätestab samamoodi nõuded sinna korda, et mida see kord kindlasti kohaldama või sisaldama peab ja selleks on siis nii-öelda taotlusvoorude tähtajad ja nõuded õpetaja tööanalüüsile. Aga kindlasti seal korras peab olema ka palju muud, aga sellest võtame detailsemalt mõne aja pärast. Kui komisjon on nüüd siis moodustatud, siis õpetajad, kes hindavad ennast ja teevad oma tööanalüüsi, teades oma tänaseid rolle või ka soovi nii-öelda suuremat arenguhüpet teha, karjääriredelil liikuda, saavad esitada siis oma taotluse komisjonile ja siis oma enese tööanalüüsi, millega siis nii-öelda tõendada oma soovi ja tahet siis nii-öelda vanemõpetaja astme saamiseks. Pärast selle taotluse esitamisest toimub siis komisjoni poolt taotluse vastuvõtmine ja selle hindamine. Õpetaja ja siin on oluline rõhutada ka, kui komisjon on moodustatud nüüd kõrgemal tasemel kui koolipõhine komisjon, ehk siis komisjon on kas maakonna või pidaja tasemel, siis on oluline ära märkida, et küsitakse ka komisjoni poolt arvamust selle kooli direktorilt, selle õpetaja kohta ja tema töö kohta, selle kooli direktorilt, kus siis õpetaja täna töötab. Kui komisjon leiab, et on vajadus vestelda õpetajaga, siis komisjon vestleb õpetajaga ja siis pärast hindamisi, vestlusi ja dokumentidega tutvumist siis teebki komisjon vanemõpetaja karjääriastme omistamise otsuse või siis ka keelduva otsuse. Ehk komisjonil on nii-öelda kaks võimalust, kas ta omistab selle vanemõpetaja astme või ta ei omista. Ja see otsus siis on kenasti ka juriidilises keeles haldusotsus ja see on ka tegelikult õpetaja poolt vaidlustatav otsus, kui juhul õpetaja ei nõustu komisjoni otsusega, kui see osutub keelduvaks. Ja siis, mis siis on kooli ja õpetaja roll veel selles menetluses, et kui on tulnud positiivne otsus omistamiseks, siis komisjon ise kannet hariduse infosüsteemi ehk EHIS-esse ei tee, et oluline on õpetajal see oma haldusotsus anda oma koolijuhile, kes siis saab korraldada kooli poolt selle astme omistamise või kande tegemise EHIS-esse.
et selline on meil see tööjärjekord ja Maarja, kui sa oled olemas, siis aitäh, vahetasid slaidi. Ja nüüd jätkame siis komisjoni moodustamise ja liikmete täpsema kirjeldamisega ja siis kordame üle, et kui koolipidaja on siis nagu teinud ära otsuse, et mis tasemel komisjon tuleb moodustada, siis kas koolipidaja, maakonna kohaliku omavalitsusüksuste liidu või direktori poolt, et siis järgmine samm ka selline on, kus komisjon siis vastava otsusega selle volituse saanud üksuse poolt siis moodustatakse. Ja nii nagu ennist eelmisel slaidil ka juures ma rääkisin, siis vastavalt määruse sättele tuleb see teha hiljemalt 1. septembriks, mis järel on ka siis võimalik tegelikult õpetajatel neid taotlusi esitama asuda, kui on ka siis nendel kohalikel või kohalike tasandi komisjonidel need oma korrad ja töökord ja tähtajad ette nähtud. Komisjon moodustatakse kas 3 või 4 liikmelisena ja komisjoni liikmete rollid on sätestatud määruses. Need on direktori roll, koolipidaja esindaja või maakonnakomisjoni puhul siis selle liidu esindaja, vanem- või meisterõpetaja või siis, kui neid ka ei ole, siis õpetaja karjääriaste omav õpetaja. Ja hästi oluline on rõhutada, et 4-liikmeline on komisjon sellisel juhul ja kui hinnatakse komisjonis ka kutseõpetajaid. Ja 4-liikmeliseks siis teeb selle komisjoni see, et meeskonnas on siis või liikmete hulgas on siis 2 vanem- või meisterõpetaja karjääriastmega õpetajat ja neist üks on siis üldharjutusainete õpetaja ja teine siis on kutseõpetaja. Ja nii nagu siin ka kirjas on, siis tõepoolest, kui meil ei ole, siis kas sellest, kui on koolitasandile antud see komisjoni moodustamine ja selles koolis veel ei ole sellise tasemega õpetajaid, siis saab kaasata õpetaja karjääriastmel oleva õpetaja. Komisjoni liikmetelt ei oodata otsest seotust hinnatava õpetajaga. See on väga oluline põhimõte selle liikmete hulga ja teadmise puhul, et komisjoni saab moodustada ka koolipidaja või maakondlik nii-öelda kohaliku omavalitsusüksuste liit. Et ei ole oluline, et selle komisjoni direktori rolli kannaks just selle kooli direktor, kes on selle hinnatava õpetaja koolijuht. Et sellist eeldust meil ei ole, mistõttu ka tegelikult sai määrusesse kirja täiendav nõue, et seda lähimuse printsiipi hoida siis komisjonide puhul, mis on nii pidaja, ehk siis nii-öelda KOV-i tasandil või siis lausa maakonna tasandil moodustatud, et siis nende puhul komisjon küsib ja hindab lisaks õpetaja töö analüüsile ka siis nii-öelda selle kooli direktori arvamust selle õpetaja töö kohta, keda siis hinnatakse, et see lähimus siiski jääb alles, aga lihtsalt teisel viisil. Ja juhul, kui komisjon on loomulikult koolipõhine, siis seda ei ole mõistlik küsida, sest et komisjonis on selle kooli direktor, kus õpetaja töötab ja teadmine õpetajast ja tema tööst on kogu komisjonil olemas. Aga võib-olla siit liigumegi Maarja edasi järgmise slaidi juurde ja räägime natukene siis komisjoni töö korraldamise põhimõtetest. Et oluline on nüüd, mis läks ka määruse mõttes ja reeglite mõttes nii-öelda selgemaks, siis see on see, et me sätestasime ära, et taotluste esitamine toimub voorupõhiselt ja see voorupõhiselt selliselt, et see komisjon peab välja kuulutama vähemalt 1 vooru aastas. Aga loomulikult võib ka olla neid 2 korda aastas või ka 3 korda aastas, olenevalt ilmselt kohaliku omavalitsuse või üldse selle nii-öelda komisjoni hallatavate nii-öelda
piirkonnas olevate õpetajate arvust lähtuvalt, et vähemalt üks kord aastas ja see toimub voorupõhiselt. Ja voorupõhiselt tähendab seda, et õpetaja saab esitada oma taotluse sellel ajal, kui see voor on välja kuulutatud. Et komisjoni töökorralduslikke vaateid ka vaadates, et mitte koguneda kogu aeg, kui tuleb üksikavaldus, siis ongi selge põhimõte voorule ja tegelikult ka meie kutsesüsteemis kutse andmine toimub samuti voorupõhiselt. Ja kui nii-öelda komisjonid mõtlevad oma töökorda ja voorde ajalist raami samuti läbi, siis lihtsalt võib-olla väikse soovitusena vaadata, et kuna siis riiklik kutse andmine toimub, et tekitada alternatiivseid võimalusi teisele ajal nagu aasta lõikes seda taotlust esitada, et vanemõpetaja karjääriastmeni jõuda. Aga kui selle voor on välja kuulutatud ja ühtegi taotlust ei esitata, siis loomulikult kogunema ei pea, hindama ei pea, et siis lihtsalt sel korral ühtegi taotlust ei tulnud, mida menetleda. Komisjoni väga oluline ülesanne on välja töötada siis kord, ehk siis, et kõigil oleks läbipaistev ja teadmine, kuidas komisjonid toimetavad ja millal ka taotlusvoorud toimuvad ja mida tegelikult nii-öelda komisjoni õpetajaga esitama peab, kuidas seda ka nii-öelda analüüsitakse, hinnatakse ja kuidas need otsuste läbipaistvus tekib. Et need esimesed 2 nõuet tulevad otse määrusest ja töökorraldust reguleerivad punktid, ehk siis liikmete ülesanned, et kui on vaja liikmeid vahetada, milline on komisjoni töövorm, on need koosolekud, on need mingid istungid, kuidas toimub otsustamine. Ja siis on slaidil ka siin väike viga, aga pole hullu, et kuidas toimub dokumentide ja info säilitamine. Et see on väga oluline, et määrusest tuleb meil küll reegel, et otsuseid säilitatakse 10 aastat, aga tegelikult esitavad õpetajad sinna ka oma isikliku tööanalüüsi, et komisjonidel siis läbi mõelda ka see nii-öelda otsuse aluseks olevate dokumentide säilitamise põhimõtted, et kui kaua on seda mõistlik ja andmete ja dokumentide säilitamisel alati siis tuleb lähtuda minimaalsuse printsiibist, et me säilitame nii kaua, kui neid on vajalik ja lihtsalt mõelda, et kas neid alusdokumente, mida siis nagu vestluste protokollid ja tööanalüüs, et kas, kuna need on seotud õpetajaga ja need on õpetaja isikuandmed, et siis, et kas neid on vaja säilitada positiivse otsuse puhul ka kauem, kui see otsus või üldse nagu otsuse vastuvõtmiseni või kuidas see toimetamine on, et need tükid tuleb tegelikult komisjonil kõik läbi mõelda ja siis tegelikult sinna korda ka nii-öelda kirja panna. Et see on väga oluline. Et töö korraldamise põhimõtetest veel, et tegelikult komisjoni otsustusvõimelisus on määruses endas juba sätestatud ja seal on kirjeldatud, et komisjon on otsustusvõimeline, kui astme omistamiseks läbi viidud tegevustest võtavad osa kõik komisjoni liikmed. Ja siin ütlengi, et kui ikkagi on ette nähtud vestlus õpetajaga, siis kõik komisjoni liikmed peavad olema vestluse juures, sest et määrus seda selliselt ette näeb. Ja ka kõik peavad siis nii-öelda hinnatavatele dokumentidele otsa vaatama. Ja oluline on ka see, et komisjoni siis lõpliku otsuse kinnitavad kõik komisjoni liikmed, et need on need asjad, mis seal korras küll tuleb üle võib-olla kirjeldada, ehk oleks süsteemselt kogu nii-öelda korralduslik pool läbi mõeldud, aga need on need, mis tulevad ka nii-öelda määrusest meile kohustusena. Ja siis võib-olla liigumegi järgmise slaidi peale edasi ja räägimegi siis sellest otsusest, komisjoni otsusest ja sellest, et tegelikult kogu see komisjoni töö on haldusmenetlus. Et keeruline
ja võib-olla hirmu tekitav sõna on see haldusmenetlus, aga jah, et me toimetame selliselt, et see, et kui midagi taotletakse, midagi, mis annab õpetajale või sellele taotlejale midagi juurde, mingi õiguse, mingi kohustuse, ehk siis täna õiguse saada suuremat palga alammäära ja siis, et selline tegutsemine on täna haldusmenetlus. Ja ka täpselt sellepärast ongi see, et sellele komisjonile on antud selline otsustusõigus, on see komisjon täitmas haldusorgani ülesandeid. Ja sellele lisaks sellele määrusele, mida peab järgima, tuleb järgida ka haldusmenetluse seaduse üldisi põhimõtteid. Ja vanemõpetaja karjääriostme omistamise või omistamata jätmise osas tehtud otsus ongi haldusotsus. See otsus tuleb teha iga õpetaja kohta eraldi. Te ei saa teha ühte otsust, näiteks kui tuleb 10 taotlejat korraga, siis see on individuaalne otsus. Kui on negatiivne otsus ehk jätakse aste omistamata, siis haldusmenetluse üldreeglite kohaselt tuleb seda põhjendada, et see peab olema põhjendatud otsus. Positiivset otsust põhjendama ei pea. Ja kuigi määrus ei sätesta meile vaidlustamise korda, siis nii põhikooli ja gümnaasiumiseadus kui kutseõppeasutuse seadus ütleb, et nende seaduste alusel läbiviidavatele haldusmenetlustele kohaldatakse haldusmenetluse üldpõhimõtteid. See tähendab, et vaidlustamine käib nii, nagu meil haldusmenetluses ette on nähtud, ehk siis saab õpetaja, kes on saanud negatiivse otsuse, esitada vaide või siis ka pöörduda halduskohtusse ja selle otsuse peal nii-öelda haldusotsuse vormistamise nõue on see, et tegelikult viide vaide esitamise ja kohtusse pöördumise võimaluse kohta on selgelt ka nii-öelda haldusaktis endas esitatud. Et siis ka õpetaja saab sellest teada, sest paratamatult tavainimene ei pruugi teada, et negatiivse otsuse puhul on tal tegelikult õigus oma õigusi kaitsta ka kuskil muul tasemel. Et minu poolt siis nüüd põhimõtteliselt selline juristi pilguga vaade kogu sellest menetlusest ja kui Maarja, sa tahad veel miskit lisada, siis hea meelega annan sulle sõna, aga minu poolt aitäh. Aitäh teile veel kord ka minu poolt, et te võtsite aja, et webinari vaadata. Me soovime teile omalt poolt koostööst rakendamist. Me soovime, et te leiaksite küsimused oma vastustele, vaadates nii-öelda ka meie õpetajate karjäärimudeli juhendmaterjali. Ja kui juhendmaterjal ei anna ammendavaid vastuseid, siis oleme alati ka nõu ja jõuga abiks karjäärimudeli etapiviisil ja kvaliteetsel rakendamisel. Aitäh teile ja kaunist suve!